kuule, jahedam on, kui ma arvasin. Kuidas siis reis senimaani läinud on? Täitsa sujuvalt. Aeg on kiiresti läinud ja ei olegi enam väga kaua oodata, et loodetavasti me saame oma uude väiksesse koju sisse ja loodetavasti seal ei ole prussakaid ja muid elukaid, sest et see on ühe kebaabi koha peal. Jõgi on nii kokku kuivanud. Näppu fungiroolas. Kahe maja. Teinekord saab siia hotelli tulla, see näeb rämedalt fancy välja. Ja sul oli mure, et kas me saame pühapäeval süüa. Näed, siin on lahti. Vintakäend, lokalart, jäätseputka kõrval ja prügikastid ka kõrval, miks neid mitte kunagi pildi peale ei jää. Saime ennast check-initud, saime hotelli. Väga ladus protsess oli. Väga viisakas. Ja kontor oli ka ikkagi, see oligi siuke ametlik nagu check-ini punkt. Tekkis nagu see küsimus, et vaata, me saime 2 telefoninumbrit, et üks on nagu see tavaline hädaabinumber ja teine on nagu emergency telefoninumber. Et kas nagu prussakas on emergency või tavaline? Ma kahjuks pean ma sulle ütlema, et prussakas ei kuulu mitte kummagi alla. Prussakas on sinu enda probleem. Tead, see on nagu Las Palmas see El Corte Inglesi tänav. Täpselt samasugune tänav nagu seal. Siis on vist maja otsast, eks ju, sest see näeb välja nagu panga sisse pääs. Tubli matkasel. Siit äkki või? Proovime. Mis sa? Oi, oot. Veel. Nii. Nii külm. Siin on üks on ubavoodi, teine on ruudioodi. Ja kus issi magab? Issi magab. Issi võib siin natuke põrandal lisida küll teie. Ja issi resti põrandal. Jaa, siin on meie magamistuba. Emme väga kukkus. Ma mõtlesin, et üks tuba on puudu. Ei, 2 magamistuba. Ja veel. Vetsumaja. Mis asi? Mis sinu oma? Okei, ja siin on meie väike vetsukene. Vets on selline, dušinurk selline, väga okei. Kuule, täitsa okei minu arust ju. Niimoodi. Näed. Tänavale pääseb ka. Selline näeb siis meie maja väljastpoolt välja. Meie elame seal üleval. Teenised teisel korrusel, eestlaste jaoks 3. korrus. 2-kordsed klaasid on seda, et heli ei tule väga palju sisse õnneks. Teised jäid tuppa magama või midagi. Käisin poes. Ostsin vett meile. Ja sain kohvi ka. Siin jälle kapsel kohvimasin. Õnneks neil olid täpselt õige nimega kapsleid, nii et ma loodan, et need töötavad seal kohvimasina peal ilusti. Praegu on pühapäev, kõik asjad on suht kinni, ma arvan, nädalas või õhtuti on rohkem rahvast. Kusjuures isegi supermarketid ja minimarketid on kinni. Aga siin on hästi palju kebaabi kohti, nii et siin on üks kebaabi koht. Ees on kebaabi koht ja meie maja ees on ka kebaabi koht. Nii palju sidruneid või need on need mandariinid, mingid rohelised mandariinid või laimid või kes teab. Kõik puud on täis. Näed, hakka rändima nüüd. Külm. Mingi 5 läbi või 5 ja eelmises kohas me tulime umbes sellel kellal välja, et see oli nagu hästi külm kogu aeg. Ma olen ka nõus, et siin on nagu jahedam kuidagi kuskil põhjusel. Nagu Tallinna Mainalinn, ainult teed on normaalsed ega ei ole munakivist. Päris uhke. Ja see on nüüd see Malaga põhikirik, päris korralik. Emme, komme neljamesti penku välja. Jaa, Malaga kesklinna kohta ikka väga ilus, ikka roheline ja inimesi natuke on. Me leidsime Malaga esimese väljaku ja ma tulen sinuga. Peru, võõs kahvu.
poolrindas. jaa. Nii naljakas neid Bolti autosid näha. No Fungiroolas olid ka, eks ju. Hommik kas kell on mingi 9:30 või niimoodi. Väga ilus. Jahe on hämmastavalt jahe ikkagi. Pendelmanjanes oli ikkagi soem. Entrada Alcazabas on Alcatrazi vangla. Ei ole, issi teeb nalja jälle. Vaata kui hea siin on tehtud, et ei ole ainult munakivine, on nagu siledel ka. Eestis sihukest asja küll ei tehta. Juan Taiburi Alvarez visiting hour kella 9. Nii vara tehakse lahti. Kas see on siis amfiteater siin all või? Seal ees on amfiteater. Standard Alcazaba. Kuhu me lähme? Käime siin seda lossi vaatamas korra. Tegelikult ta ei kontrollinud isegi mitte piletit. Näed, tuvid. Et eks me ei ole veel seal lossis üleval, aga nagu need kommentaarid, et ei, et lastega on võimatu siia tulla, et liiga palju ronimist, et ei, et ärge tulge lastega. See näeb välja natuke nagu see Inglismaal. Mis selle lossi nimi oli, kus me käisime? Stonehaven, jah. Teeme ilusa pildi koos. Huvitav, et see nii vara lahti tehti nagu 9-st. Mõtle, sa oled nagu ajas tagasi rännanud ja siin on suur vanaaegne loss. Võrreldes selle Jardiniga on siin ikkagi palju lihtsam kõndida. Siin ääre peale ei tohi minna. Näed, niuke liaanide taga on salajased koopad. Sudu on üleval. Aga vaata enda ümber ringi. Sa oled praegu täpselt ajaloo keskel. See on täpselt see. Jube lahe loss on ikkagi, mulle täiega meeldib. Ma olen nagu sellega väga rahul, et see hinna ja kvaliteedi suhe on nagu siin väga paigas. Selle lossi puhul. See oli mingi 350 inimese kohta. Ka väga odav sissepääs. Sa just jooksid nagu mingi tormas. Silo, see on mingi kaev või 2 võimalust. Kas tegemist oli kaevuga või tegemist oli vanglaga? Kuule, Hugo, tule katsu, kas siin on vesi on soe või külm? Kas vesi on soe või külm? Soe. Väga tore. See on nagu ohverdusaltar, ainult vesi jookseb seal pragudes. Elevandi kõrva taim on see. Siin ka kraav. Huvitav, mis selle... Kas see on nagu vihmaveekraav või see on nagu mingi... Allikaveekraav. Näeb, kui jälle kraavis vesi voolab järjest. Mina mu kraavutin. Hei, vaata, seal läheb vesi. Täitsa soe. Vaata, vesi kuskub välja seal. Vaata, ja siin on ka väike pluskaev. Jaa. Ja siin on Patio de Naranjas. Pole tihti saada. Seal tulevad lehed. See on siis mingi vanaaegne bassein, kus mingid ülikud ja koo käisid ujumas, eks ju. Näed, ja sellises lossis käisimegi. Et siin on see, et me käisime siin ja kuskilt siin üleval on eraldi loss. Siia me ei hakka lastega minema, sest siin on mäkke üles ronimine ja on päris suur. Ennem käisime seal all. Seal on see amfiteater, seal on... Hugo ütles, et tema oli täna nagu kõige parem matlasel. Ütles jah, kui olid palavad ilmad, sa ei tahtnud päikese käes olla, siis sa olid siin vannis. Huvitav, kas sellel voolaval veel siin keskel on nagu mingi jahutav efekt ka või? Ma tean, Hugoke, et sa tahaksid siin veel ronida, aga nüüd kahjuks me peame minema mänguväljakule. Ega nüüd ilusana lähed mänguväljakule. Ei, see on meie
peame minema sinna eilsesse või? Tulime turu peale, maja taga on turg. Kuidas on meie kõrvits, vaata mis meil see see suur. Hästi palju puuvilja on, väga lahe on. Sai siin mahlalett, kus olid mõistliku hinnaga smootid erinevatest mahladest. Ruudi, kas maitseb? Väga tore turg oli. Eile vaatasime jäätise kohta paksult rahvast täis. Perli pärast luges internetist, et linna parim jäätise koht. Käis siis täna jäätist söömas. Ütles, et tõesti üks parimaid, mis ta elusest söönud on. Nii et mina lähen ka nüüd jäätist tellima. Siin on jälle numbrisüsteem. Tarta de la abuela and Kinder Bueno. Siis vanaema midagi ja siis Bueno. How much is it? 4.90. Täitsa ja jäätist, nüüd lähen järgmiste poodi. Võtsin kohiksi poe. Väga uhke. Mangad, windbreaker. Lego mäng. Okei, nii suur. Muidu kindlasti tahaks endale seda saada. No kohvi. Lauamängu valik on siin ikka väga korralik. Eestlaste kuulus vintage pood, väiksem versioon. Tuleme vaatame siia, sest kui me juba siin oleme. Neil on huge sale. Tere! Hello! Ma vaatan korra siiapoole ka. Väga ei viitsi. Personal only, see on see kelder, kus on stuff. No, kas on kommentaare kohe? Miks sa koju tahad? Mida mina siin Malaga kohta ja siis Ben Manteena kohta ka mõtlesin, kui varasemast Hispaania kogemus ehk siis Kanaarid ja Fungirola olid täis nagu neid laste mänguväljakuid, mis olid nagu ilus suur väljak kollasaiaga ümberringi. Siis siin ei ole üldse selliseid aedu, et kas siis on, et seal, kus on nagu uuemad ehitised, et seal on nagu sellised nagu uuem standard nagu aedadel või midagi. No näiteks siin ei ole nagu korralikku aeda ümber ja seal see pink natukene ümber ja seal on kõvad augud sees. Et sükest head piiritletust ei ole nagu. No Hugo, kuidas läheb? Kuidas sulle meeldib Paraagi Infantiile? Tšau! Jaa, ma nägin jah, väga osav olid. Aga mõtle, täna ka jahedam ju. See on ikkagi ei ole nagu 30 kraadi. Et jah, ei ole otseselt päikese käes, aga ikkagi. Ma olen Minecrafti multikad ja ühe Minecrafti multikad Dirt oli overpowered. Oli või? Okei, oli mega tugev. Et sina saad craftida Dirtist diamondeid ja nendelt võtmenid.